Mis on kiirlaen? Kiirlaen on finantstoode, mis on tuntud oma kiire menetluse ja laekumise poolest. Väikeseid laenusummasid on võimalik laenata lühikeseks ajaks, sageli vaid mõne kuuks. Kiirlaenude puhul on laenu saamise protsess muudetud võimalikult mugavaks ja kiireks, tänu millele saab laenusumma tihtipeale kätte mõne minutiga. See lihtsus ja kiirus tuleneb tihtipeale võimalusest kasutada laenu taotlemisel kaasaegseid elektroonilisi kanaleid. Kiirlaenuturu areng ja selle kasvav populaarsus Eestis kajastub laenuvõtjate arvukuses, mida hinnatakse kümnete tuhandeteni. Kiirlaenufirmade kõrgete intressimäärade ja lisatasude taga peitub laenuandjate risk, mida maandatakse lühiajaliste laenude ja väikeste laenusummade kaudu. Ühiskondlikult oluline on teadvustada, et kiirlaenudega seonduvad riskid võivad viia makseraskusteni, kusjuures ligikaudu kolmandik kiirlaenuvõtjatest Eestis võib sattuda maksevõime probleemidega silmitsi. Kiirlaenudega seotud riskid. Kiirlaenud võivad tunduda mugava ja kiire lahendusena rahaliste probleemide korral, kuid nendega kaasnevad riskid, mida ei tohi alahinnata. Madal psühholoogiline lävend laenamiseks ja vähene nõudlikkus laenuvõtja finantsolukorra osas võivad viia kiiresti kasvava võla ja keeruliste majanduslike olukordadeni. Väikse sissetulekuga inimesed võivad kokku puutuda olukorraga, kus lisaks tavapärastele kuludele tuleb tasuda ka kõrgeid laenu- ja intressimakseid. Kiirlaenude puhul võib esineda ka sellist praktikat, et intresse arvestatakse laenatud summa kogusummalt, hoolimata sellest, et osa võlast on juba tasutud. See tõstab oluliselt laenu lõppmaksumust. Kiirlaenudega võib kaasneda ka suuri lisatasusid ning viivisteid, mis võivad laenusummat märkimisväärselt suurendada. Samuti on mõnedel juhtudel laenuandjad ja inkassofirmad samasse kontserni kuuluvad ettevõtted, mis võib tekitada huvide konflikti ja põhjustada kliendi võime ebaadekvaatset hindamist laenu väljastamisel. Lisaks on käesoleva taustateabe alusel märgitud, et isiku tuvastamise nõrkused on minevikus viinud kiirlaenude kuritarvitamiseni. Kõige sagedasemad pettusejuhtumid kiirlaenudega võivad kaasneda riskid, maandamata jäänud pettuste risk. Veebipetturid võivad kuritarvitada kergeusklikkust ja head usku, luues võltsinguid ning püüdes saada kontrolli all oleva konto kaudu raha. Siin on mõned sagedamini esinevad skeemid, indiviidi kontot palutakse kasutada väidetava pangaülekande jaoks, kuid selle asemel võetakse sealt hoopis laen. Abivajaja ettekäänet kasutades manipuleeritakse heasoovliku inimese usaldust, öeldakse, et sõbra poolt kantakse raha ja palutakse see ümber vahetada sularahaks, samal ajal aga võetakse kiirlaen ohvri andmetega. Müügikuulutuste peale helistades küsitakse kavalalt isikuandmeid, justkui makse eesmärgil, kuid nende abil võetakse jällegi kiirlaen. E-panga kasutuses vähetutvust andes lubatakse abi, kuid tegelikult avatakse tühi arvelduskonto ja internetipanga koodid jäävad petiste kätte, et võtta kiirlaen. Selliste pettuste ohvriks langemise vältimiseks on tähtis olla teadlik kiirlaenude olemusest ja nende pakutava kiire raha võimalikest tagajärgedest. On oluline põhjalikult kaaluda laenu võtmist ja selle tagasimaksmise võimalusi ning olla valvas võimalike pettuste suhtes.